Tere, mina olen Evelin ja mina olen nüüd aasta aega õppinud Eesti meditatsioonikoolis meditatsiooniõpetajaks. Ja meie teekond saab kohe läbi. Teekonnale asudes ma tegelikult täpselt ei teadnud, mis teekonnale ma lähen. Ja mul oli seal oma eesmärk, mida ma tahtsin, et kuidas ma tahtsin oma mõtteid minna vaigistama. Ja et ma õpiks ära mõne nipi, kuidas oma mõtteid vaigistada. Ja mul oli mingi ettekujutus ka, kuidas see käib või kuidas mida hakatakse õpetama. Aga selgus, et õpetatakse hoopis teisi ja hoopis põnevamaid asju. Ja kui nüüd mõelda, kas ma oma eesmärgi ka kuidagi täidetud sain, et õppida oma mõtteid vaigistama, siis ma arvan, et see on nagu olnud selle aasta üks väga mõnus kaasprodukt lihtsalt kõikide teiste asjade kõrval. Ja need teised asjad, mis mind on tabanud või mis on minuga juhtunud, ma arvan, et on nii palju rohkem seda rahu, vaikust, vaatlemist ja sellist märkamist, kui mõistus ajab mingisugust juttu. Kas ma võin ühe loo siia juurde rääkida? Et kui ma valisin endale teha 21-päevase Osho dünaamilise meditatsiooni väljakutse, siis ma alustasin seda sellisel ajaperioodil, kus mul oli aega küll. Ehk siis oli selline vaba nädal ja ma tegin seda sellisel kellal, et ärkasin üles ja tegin esimese asjana. See võis olla kell 10, see võis olla kell 11. Ja kui siis tuli sõbrannadega juttu, et aga nüüd sa lähed järgmisest nädalast tööle, et mis sa siis teed, et kas sa hakkad siis nagu hommikuti enne tööd tegema. Ja mina ütlesin, et ei, et nalja teete, et nii vara ma küll ei tõuse. Ja ma olin seda öelnud 2 erineva vestluse käigus erinevatele sõbrannadele, et ei, et ma ei hakka kell 6 tõusma, et eks ma teen nagu pärast tööd. Ja siis teile teise vestluse lõpus sain ma korraga sellise taipamise, et oota, aga mis mõttes, et kas kell 6 on ikka liiga vara või kuidas see liiga vara on, et pealegi oli selline aeg, kus keerati kelli, et see uus kell 6 oli ju vana kell 7 on ju, et kas ma ei või siis kell 6 tõusta. Ja nii siis saingi nagu sellel jutustajal sabast kinni ja olin järgmisel hommikul kell 5:55 oma sauna eesruumis tegemas Osho dünaamilist meditatsiooni. Nii et see on nagu lihtsalt üks väike näide, mis muutus nagu nipsust. Aeg on muutunud, aja mõiste. Aeg on kuidagi teistmoodi kulgema hakanud ja inimene ise selles ajas ja oma suhtes teiste inimestega. Ma olen päris palju muutunud juba. Ja ma arvan, et minu enda jaoks ei ole see mitte praegu lõpp, vaid hoopis algus. Algus sellele, kuidas ma ise tahan neid enda elus edasi kasutada, neid meditatsioone. Ja kuidas ma hea meelega tahan neid jagada ka teistele ja juhendada neid ja kasutada seda õigust ja võimalust, mille ma meditatsioonikoolist olen saanud.